KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Ott-Erik. Tere. Ja Ott on siis Eestis, ma olen Saksamaal tagasi. Ma olin eelmine nädal Eestis ja see on see Pai-Viigid, jah? Jah, Pai-Viigi nädal. Ja. Nothing like a Pai-Viig. Täna hüppame siis, vaatame, mis meil kahe nädalaga, eelmine nädala esmaspäev tehniliselt, mis meil põhimõtteliselt nädalaga juhtunud on ja siis järgmise 2 nädala eelvaadet ka, et nagu eelmine episood ütlesin, siis jaanipäeval me teeme pausi niikuinii, et siis järgmine nädal, et siis saate kuulata seda sama episoodi või vanu episoode ja aga meil hooaeg ei peatu, sest mul on kõik 2 kõige tähtsamat mängu sellel nädalal ja järgmisel nädalal, sellest saab täna rääkida ja siis Ott-Erikul on samamoodi tulemas, võib-olla mitte kõige tähtsam mäng samas, kui vaadata, aga mäng on ikka tähtis, kui nüüd ütleme nii, on ju. Mäng on alati tähtis. Jah, aga kuidas sul läinud on vahepeal? Kõik timme, terve? No selles mõttes hästi, Kere on terve, võtsime võidu ja sellest saame kohe pikemalt rääkida ja suur taika oli väga lahe ja ja sa olid suurest tatta peal, aga alustamegi sellest, kuna mul oli eelmine Pai-Viik, mul pole midagi rääkida, ühtegi mängu, nii et te siis mängisitegi pühapäeval oli see mäng, kuna ma olen Saksamaal, ma sain tasuta vaadata seda, et muideks Oti mängud tegelikult see Sports 1, see on see Saksa telekanal, sealt saab, kui sul on VPN, ma olen Saksamaa peal jumala vabalt saab vaadata, ma Eestis proovisin ka seda, et saab tasuta vaadata Oti mängi ka, aga 3 euri maksta pole ka hullu, on ju. Aga Ott mängis siis Berliini Thunderi vastu, selle suure Worklo enda jalkaklubi esindusmeeskond. Tartšinski areenal. Jah, mis on mingi 20 tonni või? Mis see on suurus? Rohkem äkki, 40. 40, okei. Ja ta on ikka suur, jah? Ja, ta nägi välja süke, tegelikult ta on ju bowl, vaata, ta on kinnine ka, vaata, on ju. Okei, ja aga ma vaatasin ka seda mängu, aga ega seda mängu kauaks ei olnud, jah? Ütleme nii, või? Ei, mängu väga kauaks ei olnud, jah. Ta ütleb, et 45 tonni. 45 tonni või? 45 tonni, jah. Aga 45 tonni sinna kindlasti ei tund selles mõttes. Tõsi? Pigem ma arvan, seal oli kusagil, ma arvan, 10 tonni ringis, ma arvan. Isegi, ja see nägi välja nagu kaameramehed tegi tead tööd, nad otsas ju kunagi näita, mis on nagu fair point. Ei, otsas ei tohi kunagi näita. Ja, sest need tühjad nii, aga kuidas muidu oli nagu atmosfääri koha pealt ülesehitused, kõik see väga lahe nagu. Okei. Väga lahe. Atmosfäär oli mega kõva, fännid tegid kõvasti lärmi. Need sõbrad ja tuttavad, kes fännisektsioonis olid, ütlesid ka, et nagu üli mugavalt oli korraldatud ja üli tore oli. Okei. Ja nagu sa ütlesid, siis mängu väga kauaks ei jäänud, et üsna kiirelt läksime nagu oma teed. Jah, et 50-12 lõpuks võitsites Berliini Thunderit ja ega te ründas tegite suht ükskõik, mis te tahtsite ja teie David Brozovski jooksis 156 jardi on ja jooksis. No kui sa 156 jardi jooksid üldse vist, mis me rush'isime üle 300 jardi või? Midagi taolist, jah. Nagu siis on ikkagi väga raske üldse mängu selles mõttes nagu kaotada, ütleme, et pead ikkagi midagi väga käkki keerama, nagu kui sa 300 pluss rushing yardiga nagu ära kaotad mängu. Jah, aga ei, ütleme isiklikus plaanis ma jäin kuivale, on ju. Seekord. Aga päris märg oli too, on ju? Kardio rohkem. Kardio, jah. Teil sadas vihma ka seal vahepeal, on ju? Ei, meil sadas kogu aeg vihma. Kogu aeg oli või? See oli ikka rõve ilm. Seal oli niimoodi, et kui ma läksin nagu pre-game warm-upile, vaata see, mida mängijad saavad nagu iseseisvalt teha, on ju? Jab. Lähen välja, päike paistab, full Prantsuse Riviera ilm, on ju. 2 mintsa hiljem, full padukas, nagu räige padukas, Okei. Terve mäng oli siuke, et vahepeal tuli päike ikka välja ju. Kuidas? Vahepeal tuli päike välja ju. Vahepeal, seda ma räägingi, et sul oli kogu aeg päike, full vihm. Okei. Full vihm, kestis, järsku full päike. Siis uuesti jälle full vihm. Et nagu püüdjana oli selles mõttes nagu üsna naljakas, et kes ei tea, siis kui vihma hakkab sadama, siis üldiselt püüdjad võtavad kindad käest ära, sellepärast et püüdjate kinnastega ei ole mitte midagi nagu vihmast teha ausalt öelda. Et
Sa teibid siis näpud ära ka või? Ma teibin näpud ära ka, jah. Ja kuidas sa teibid? Sa teibid siis nagu iga joindi peale või? Iga lüli teibin ära. Ehk siis iga näpul on otsmisi lülisid, kus juures näpu otsi ma ei teibi ära. Okay. Ma teibin need teised lülid ära. Okay. Ehk siis ja pöial ka on ja siis sul on ju pöidlaga on see, et oleneb korrast nagu ausalt öelda, et kui on nagu see, et kindlalt nagu sajab ainult vihma, siis ma teibin ära pöidlat, aga kui on see, et nagu on ja off on nagu, siis ma pigem ei teibi pöidlaid, sest et muidu on nagu, kui sul on kinda see resistance pluss see teibi resistance, siis nagu läheb kohati nagu see püüdmine võtab nagu liiga palju kuidagi jõudu. Okay. Aga mis see mõte üldse teipida? Lihtsalt kaitsta lihtsalt on ja? Ei, kus juures seal tegelikult nagu, mis mulle nagu meeldib on see, et miks ma näiteks mängin ka natukene jäigemate kinnastega näiteks, on see, et ma nagu alateadlikult hakkan kõvemini nii-öelda nagu klämpima vaata või nagu... Kui pall tuleb, sa mõtled selle hetkel? Jah, kui pall tuleb ja hakkab mu kätte jõudma, et siis ma nagu alateadlikult kuidagi nagu pigistan kõvemini, ma arvan. Okay. Sest sa tead, et nagu resistance on suurem, et sa pead lihtsalt tegema. No just. Aga tegelikult vist teip nagu selles mõttes ta ei tohiks nagu tohutult märjaks ka saada, vaata. Et siis ta nagu jätab mingisuguse selle nagu hõõrdumise sinna ikkagi nagu vahele, vaata. Ja, et siis ta päris skin on skin. Aga seoses muidu skill positionil ja vihmamängudega, vaata, kuulus see Belichicki asi oli see, et kõik skill positionid peavad kandma siis vihmaga, peavad kandma long sleeve, et ei oleks skin on ball. Aga see, kusjuures see on jumala veider, sest et on inimesi, on treenerid, kes ütlevad, et sa pead kandma long sleeve ja on treenerid, kes ütlevad, et ei, sa mitte mingil juhul ei tohi long sleeve kanda. Okay, kummad sulle on? Kas teile öeldi juhised selleks või? Mulle ei öeldud juhiseid selleks. Mulle endale meeldib ausalt öelda sleeviga mängida. Okay. Kui on vihm. Sest ma tõesti tunnen seda, et nagu et pall jääb nagu palju paremini kuidagi nagu kinni sinna. Aga näiteks UMass'is meil oli see, et nagu ei tohtinud kanda. Oligi nii või? Väga eredalt meeles see, kuidas me olime Penn State'is väljas, oli 7 kraadi sooja. Vihma tuiskas reaalselt nagu külgepidi on ju? Horisontaalselt ja siis sa seisad seal väljaku kõrval ilma varrukateta särgiga ja siis on küll tüüke, et Okay. Ja see on huvitav, samas see on hea metafor või see on hea võrdlus Ameerika jalgale üldse vaata nagu there's so many ways to skin a cat on inglise keeles ütlus, sul nii palju erinevaid variante, kuidas ühte asja, sama asja teha vaata ja coaching sa näed väga palju, isegi tehnikaõpetustel sa näed, kuidas osad coach'id on see tee niimoodi, teised ütlevad risti vastupidi nagu sa mõtled. See ei pruugi ilmselt õige vale olla vaata. Nojah, oleneb nagu selles mõttes vaata ja oleneb veel sellest ka, et keda sa coach'id vaata. Mõnele nagu atleedile sobib üks, mõnele teine vaata. Ja kui sa oled hea coach, siis oskad talle anda mitu erinevat optionit, lõpuks ta leiab ise endale midagi. Just. Aga mäng oli lõbus, ise jäid nulli peale. Kuidas teil see eelmise episoodi jätkuks, siis kuidas teil see quarterbackiga need miitingud on ja kuidas see on siiamaani olnud? Ei, lahenes asi selles mõttes, et rääkisin taga, ta ütleski, et ta ei mõelnud seda nagu niimoodi isiklikult, aga ma ütlesingi talle, et nagu nagu ma mõistan, aga see tuli nagu väga isiklikult välja nagu. et selles mõttes ega kellelgi ei ole tore nagu tiimis olla, kui sul kogu aeg mingi kuradi kirves on kukla saata, et siis ütlesingi, et davai, et nagu ma olen sinuga chill, kui sa oled minuga chill ja kogu maas. Ma ütlekski, et see põhjus, miks me nagu see mäng panime 50 silma erinevalt eelmistest mängudest, ongi see, et me püsisime nagu me olime nagu üleüldiselt nagu mentaalselt kuidagi paremini valmis, ma arvan, mängu jaoks. Et terve rünne oli ka kuidagi nagu rohkem koos nagu. Okay. Rohkem koos üleüldiselt, et kõik said aru, et eesmärk on nagu mäng võita, mitte see, et nagu kes nüüd mitu touchdowni teeb nii-öelda või et kuidas me need touchdownid jookseme või püüame. Eelmine kord me veits rääkisime ka, aga
milline Mike Harley on muidu nagu mentaliteedi koha pealt, just eriti vaata selles siin mängus ta ei saanud ka nii palju volüümi kui mõnes teises on ju, see üks mäng ta ei ju põhimõtteliselt nulli peal on ju, Pariisi oma on ju. Pariisi oma ta sai -jarde. Jah. -2 oli minu arust. Kuidas ta on sellel hetkel, sest ma olen ise näinud ameeriklased, mõned, see on ikka väga seinast seina, mõned on ikka siuksed keeravad ära, kui nad ei saa oma, vaata. Ei, no Mike Harley, ütleme, kui seda oleks rääkinud peale Pariisi mängu, sa ei teaks, et see mees oli -2 peal nagu. Tegelikult. et nagu selles mõttes ta on nagu mega chill, et ta ei hakka nagu lõugama selle peale või midagi. Noh, ilmselt ta sai, ilmselt ma arvan, ta on piisavalt nagu tark, sa ei ole selles mõttes mängumees ka, et ta saab aru, et noh, kui ta kuradi 3 mehega võetakse, siis seda palli sinna nagu asetada on üsna raske. Ja peale esimest 2 nädalat me nägime, kui palju ta tegi, kui ta sai võimalusi vaata ja siis... No just. Aga noh, mis nagu võib-olla on muret tekitav, ongi see, et tegelikult nagu Maigile need touchdownid, mis ta on viskanud, vaata, mis ta on kokku 6 vist või? Jah, vist oli 6. Tegelikult ainult äkki 1 või 2 on nagu päris scripted nagu touchdownid. Ülejäänud on kõik scramble drilli pealt. Okei. No teie quarterback on päris hea isena scramble drillis, on ju, see on... No, ma arvan, minu arust meil on rohkem touchdown'e scramble drilli pealt passingus kui nagu päris play'de pealt nagu. Okei. Päris pull. Ja see on küll nüüd asi, vaata, kas pikas perspektiivis, kas see nagu hea või halb, vaata? No jah, samas kuidas sa nagu kaitsjana prepare'id selle jaoks, et kui nad scramble drilli hakkavad tegema, et olge siis valmis, on ju. Jah. Ja see oli klassikaliselt, kui mingi Aaron Rodgers oli oma prime'is, vaata, sellest räägiti nii palju, sest tal tuli ka nii palju, vaata, ja receiverid peavad teadma selle hetkel, et kui sa rollid sinnapoole, siis sa pead minema ka sinnapoole, on ju, kõik see. Muidugi. Ja ega selles mõttes, tegelikult me ei ole seda üldse harjutanud ja ega see oli nagu üks asi, mis teda nagu võib-olla segas ka rohkem, ütleme, kui ta nagu andis meile ka tagasisidet nii-öelda peale eelmisi mänge, et siis. Et näed, et me ei ole nagu piisavalt nii-öelda valmis selle jaoks, et kui ta hakkab scramblima, aga kohati on nagu see ka, et eriti Viini mängus oli seda tunda, kus nagu tegelikult tal oli koht nagu mida visata, aga siis ta nagu lampi hakkas scramblima, kuigi tal oli tüüp täpselt nii nagu me eelmine episood väga emotsionaalselt siin kirjeldasin, et tüüp oli tegelikult kusagil 5 jaardi kaugusel ja minu raadiuses ei olnud ka mitte kedagi, nii et. Ja, okei. No jah, see... Aga mis seal ikka, selles mõttes, et tore asi on lihtsalt kokkuvõttes, tore asi on see, et asi sai lahendatud ja saime esimest korda nagu normaalse mängu kokku pandud tegelikult. Jah, ja nüüd on siis, te olete ikka ju, sest et eelmine nädal ei toonud mitte mingit muud üllatust ka. Võib-olla see oli üllatus, et London võitis 51-26, võib-olla on Alpine. No see, et London jah, nii räige paugu pani Firenzele, ma arvan, see on nagu siuke okei üllatus, aga... Ja aga see, et nagu Pariis ja nulli peale Raini vastu ei olnud üllatav. Võib-olla see, et Alpine sai 20 punni Vienna vastu, see on lõpuks mingi, mis seal iganes juhtus lõpus on ja see oli mingi garbage time arvatavasti. Et suures pildis nagu liigas midagi muutunud, Vienna on ikka 4-0 ainukesena, Rain on teine favoriit on 2-1 oma Convert Divisionis, sest teete vist Division on ju. Ja te olete siis 3-1 peal tegelikult number 2, sest tegelikult liigas on ju. Et tundub, et teie ja Viin lähevad siis kahekesi, lähete teie Divisionis play-off'i on ju, sest et Thunder, me näeks seal on taseme vahe ja kui ma ise vaatan, ma ei vaata nüüd nii täpselt kõiki mänge ka, aga nagu Firenze tundub olevat pika puuga viimane praegu. No jah. Eks ole näha, mis nad seal teevad nagu nende, sest et ma ei tea nüüd ikka veel, kas nad said neid impordikohti juurde või nad ei saanud ja kui palju nad näiteks oma neid Itaalia tüüpe nüüd peale seda Itaalia liigat endale said, nii et eks näis, selles mõttes ega meil nüüd järgmine nädalavahetus on mäng ju nendega, nii et eks siis ole näha. Ja teises divisionis Rain on esimene 2-1 on ju, ainult kaotus on Viinile siis on ju. Teisel kohal on praegu Alpine Rams, kes on 1-2, Pariis on ka 1-2 ja London Warriors on 1-3. Nendest 3 meeskond, mis sa arvad, kes see 4. play-offi meeskond praegu seisuga on? London, kindlalt. London on, jah, ma ütleks ka London on üle. Ma arvan London, Alpine võib olla nagu kontestib, aga ma lihtsalt kardan seda, et kui London nüüd reaalselt saab endal nagu natukene kogemust vöö vahele, siis
siis sealt tuleb ikkagi väga rõve tiim, ma arvan, siin 1-2 aasta pärast, ma arvan, nad on juba Viiniga nagu nugade peal, ma arvan. Okei, ja ressursid on jõhkrad, vaata, Inglismaal on päris palju vendi, vaata, sest kuule, täis britte, ma ei hakkame just preppima 2 vastu, kes on räigelt tead, nad võiks ju vabalt olla homegrownid seal, on ju. Ei no, GFL, NFL on täis. NFL ka muidugi, jah. Et millest me räägime? Kahju, et Eestis nii palju pole, on ju, meil on vähemalt aga jah, siis see oli siis eelmine nädal Ott Eerikul, on ju, siis mul oli bye-week, GFL-is midagi, võib-olla kõige üllatavam oli see, et Dresden võitis ainult 24-16 Braunschweig Lionsit, ehk siis 1 touchdowniga ainult lõpust läksid eest ära, et see oli natuke üllatav, arvestades, et nagu Lions on ainuke meeskond, mitte ainuke, aga Põhja divisionis ainuke meeskond, kes on ilma võiduta, aga nad on siin viimased nädalad päris südikalt mänginud, nad peaaegu tegid ära Hildesheimile, kes on undefeated ja nüüd nad peaaegu võitsid Dresdenit, kes on ka undefeated, mõlemad 5-0 vaata. Ja nad on ise... Braunschweigil oli ühtegi võitu. Nad on 0 peal, jah. Aga selles suhtes mängupilt on kordades parem, mis oli meie vastu, nad said 75-3 vaata tappa. Et peale seda nad on päris korralikult ümber keeranud oma oue, et eks näis kaua see peatreener seal vastu peab ja värki, aga neil on nagu natukene vähemalt meeskondid ole tundunud, et ei ole alla andnud, on ju. Ja siis teine mäng, mis oli huvitavam eelmine nädal GFL-is oli, et Düsseldorfi Panthers võitis, siis sai oma esimese võidu 14-7 Kiili vastu, kus nad oli veel Võõrsil ka ja Kiil oli üks play-offi, sellel hetkel oli play-offis veel ja nüüd nad kaotasid siis Düsseldorfile, millega siis automaatselt Düsseldorf, kes oli 0-3, panid ennast kohe play-off reisi tagasi, on ju. Et see neljas seed, viimane play-offi koht Põhja konverentsis GFL-is on Rebels, Panthers, Hurricanes, on ju Kiili, Baltimere, Tornadod siis ja isegi Braunschweig Tormid vist, jah? Jah, vist küll, orkaanid, jah, õige. Ja aga Braunschweig Lions, kellel on 0 võitu, 5 kaotust, neil on veel teoreetiliselt tegelikult täitsa okei võimalus play-offi saada. Et see 4. koht on wide open ja siis esimesed 3 kohta on muidugi, me oleme Boston Royals on 4-0, eks minu meeskond Hildesheim on 5-0 ja Dresden on ka 5-0 ja me siis kolmekesi jagame ära need esimesed 3 kohta play-offi koha pealt ka. Lõunas on Schwäbisch Hall ikka on 5-0 ja Force on Wild Dogs 4-1 ja need tunduvad praegu olevat ikkagi oma ette grupis ja siis on unnik teisi okei meeskondasi Lõunas, aga Lõuna on niikuinii madalam tase, et seal võib-olla Schwäbisch Hallil, ega seal praegu Schwäbisch Hall panna Potsdami, Hildesheimi või Dresdeni vastu, ega seal väga match-up'i pole ausalt öeldes. Aga eks me näe play-offis, kui nad saavad koduväljaku eelise, Schwäbisch Hallis on alati väga raske mängida, sest et neil on väga hea koduväljaku eelis. Et sa pead minema poolfinaalis sinna potentsiaalselt. Küsid Dresdeni käes 23 aasta, kui nad pidid tulema finaali meiega, siis nad said tappa ja Schwäbisch Hallis tegid meie elu väga palju. Et nad olid 3 touchdowni kees 7 minutit enne mängu lõppu. Seal oli onside kick, seal oli fumble touchdowniks, niisugused asjad ja kaotasid, isegi lisaajal ei läinud, kaotasid nagu regularsi nagu aja. Aga kunas Forsheim ja Schwäbisch Hall üksteisega mängivad? Nad tule, ma ei tea millal, ma võin teht vaadata, mitte see järgmise 2 nädala jooksul nad ei mängi veel oma vahel, aga nad peavad siis las olla, jah, et see on räigelt huvitav mäng, nagu 100%, sest nad mängivad, peaks 2 korda ka veel mängima teineteisega, et see otsustab kindlasti selle number 1 koha ka ära, sest eelmine aasta see oli suur upset, kui Forsheim esimest korda GFL 1, esimest aastat GFL 1 ja siis läksid Võõrsil, teid Schwäbisch Hallile, Schwäbisch Halli kodus pähe, vaata, see oli päris suur upset. Schwäbisch Hallil oli veel kunagi mingi täiesti haige, mingi winning streak ka kodus. Me olime esimesed, kes tegime 23 aastal ära neile kodus ja see oli vist 9 aastat polnud järjest kaotanud või midagi sellist, ehk siis 2014 aastast või midagi sellist polnud kaotanud. Aga nüüd on päris palju kaotanud, jah, nüüd on ikka omajagu kaotanud. et see ei ole enam see Schwäbisch Hall, kuigi nad ei ole halvad, et neil on Saksa quarterback ja neil on Ameerika running back, kes on, ja sa näed ära, miks see vend on D1 running back, nagu fuck, see poiss jookseb nagu seal lõunas, ta jookseb üle ja ümber nendest kuradi farmi poiste vahel, et see taseme vahe on päris suur, et see on huvitav, kuidas läheb. Aga jääme siis GFL-i juurde, kuna sul on ainult 1 mäng, siis räägime lõpus sinu mängust, aga mul on see nädal tulemas, siis me läheme Hildesheimi,
jälle Hildesheim Invadersi vastu, kes on siis 5-0, me oleme 4-0, ehk siis mõlemad on undefeated nii-öelda, pole ühtegi kaotust ja see on siis Invaders promob päris hästi seda mängu ka, neil on vinge staadion, locker room on täis sitt ja väljak on heal juhul 90 jaardi pikk, heal juhul nagu ilma endzone'ideta, ütleme nii, jah, ilma endzone'ideta. Okay. Ja eks siis see on kõige parem väljakus statide ja receiverina ja nagu ründemängijana, seda panevad ikka nagu 10 jaardi on, mis on seal 10 jaardi läheb kirja, vaata. Väga huvitav. Et see on siuke, aga nagu räigelt vinge staadion on, ta on nagu natukene nagu orus ja siis tal on natuke nagu amfiteatrit meenutab, et nagu rahvas istub nagu selle ümber ja siuke hästi avatud ja jumala vinge, aga eelmine aasta olime ka seal siuksi paganama kuumusega ja see aasta praegu prognoositakse 35 kraadi ka, nii et aga õnneks me ei lähe mustade särkidega, nii et see on hea, meil on valgega. No. Hildesheim oleks pidanud ise valge võtma ja nad oleks pidanud sundima meid musti kandma. Aga nad ei teinud seda. Nii et nad võtsid siis sinised, on. Aga põhjus ka, miks võib-olla Hildesheim on, nad on ikka päris palju ressurssi pannud sinna meeskonna sisse ka, neil on siis peatreener, kes oli eelmine aasta seal Šveitsi Helvetiku peatreener. Oli siis tagasi Hildesheimi ja nad on päris head sponsorid taha saanud, sest nad tõid siis kõige suurem signing sellel off-seasonil GFLis oli Kyle Kitchens, on, kes oli siis ELF-i all-time sack leader nagu päris pika puuga. Nagu jah, statistiliselt sa vist ei saa isegi vastu vaielda Euroopa ajaloo kõige parem pass rusher, on ju. Aga seal sa võid teha, neid argumente tuleb mõlemale poole. Kui ta mängis GFLis viimati 2019 aasta potstamis, siis tal on siiamaani potstami single season record, single game record, sacki record, kõik asjad on tema käes, et ta on nagu väga hea, kuigi nüüd ta sai isaks just see off-season. Teeb high rocksit vist liiga palju ja et väga palju, ta ei näe nii hea välja enam mängida. Et ta on rohkem nagu treener, aga kuna ta läheb siis ameeriklasena kirja, aga nad tõid veel oma kaitseliini O.J. Thompsoni, kes on GFLis päris legendaarne nimi, nii heas kui halvas. Tal on igasuguseid lugusi, halbu lugusi kõikide meeskondadega, kaasa arvatud minu meeskonna, kui ma tulin Potsdamisse 23 aastal, esimene team meeting oli põhimõtteliselt oli see, et nagu kui me rääkisime nagu kultuurist ja rääkisime nagu, mis me ootame mängijatelt, on ju, siis David Saul oli põhimõtteliselt Don't be O.J. Thompson. Don't be O.J. Thompson. Ta põhimõtteliselt kutis siis aasta varem Potsdamis training campis, saatis kõik pikad perse, läks Braunschweigi mängima. Et nagu, jah, huvitav tegelane, aga see aasta ta tundub olevat motiveeritud ja siis ta mängib kuradi hästi. Et nagu, kui see on ameeriklane, briti passiga vaata, et ta ei lähe ameeriklase alla ja ta on olnud GFLis enne sack leader Potsdamis, ta oligi 21 aasta vist, kui ma eksin, tal oli mingi 15 säkki või midagi sellist. Et nagu hea poiss, et neil on kaitseliinis 2 ameeriklast nagu väga tasemel. Defensive tacklid on ka okeid, kanadalane värki. Muidu secondaries valge Ameerika corner, neid ikkagi leidub, aga neid on. Aga ja nende rünne teistpidi, neil on siis, nad tõid ründeliini omajagu abi juurde, aga midagi erilist ei ole, solid. Aga nad tõid siis vasakule tackli peal, tõid siis GFL-i legendi David Bealey, kes on viimase 2 aastat olnud Berliinis. Ta elab Norras, on ju, ja siis ta Berliin 2 aastat järjest lihtsalt lennutas ta mängudele. Nagu reedel tuli Berliini, tegi ühe walkthrough ja siis peale mängu laupäeval lendas tagasi Norra. Et nagu niimoodi mängis. Ja siis eelmine aasta ja üle-eelmine aasta ta ei mänginud üldse nii hästi, sest et sa saad arvata vende viitsi ja värki. See vahepeal me rääkisime omavahel, kuna ma ta vastu nii palju mänginud ka, see omavaheliselt rääkisime. See vend oli nagu, I'm too old for this shit. Nagu vend, ta mingi 3 aastat järjest retire'ima. Ta 35, et ta ei ole nii vana. Aga ikka on tagasi ja see aasta ta siis toodi Hildesheimi nagu impordina, et ta on koha peal, vaata. Ja kus mängib päris hästi. See saab väga vinge match-up olema nüüd, et näha, sest et nagu ta mängib, ta on vana ja natuke ikkagi laisk, aga kurat ta ikkagi üritab see aasta, mis on nagu lahe. Aga jah, tripis siis muidu ka, et Hildesheim on päris lähedal meile, et 3,5 tundi, kui ma eksi, et siis see on see, me ei lähe overnightina, pole mõtet minna. See on hea siuke see eestlasele nagu, et see on lühike trip, vaata. 3,5, see on sama kui see virtsus kurdi, ma ei tea, Tapale ju, või mis see oli, umbes kaitseväkke. Ja ma nüüd mõtlen seda, et kui sa mõtled nagu Eesti mõttes nagu lühike sõit on, ma ei tea, maks 45 tund või 45 vintse või tund aega.
kõik, noh, kuule Saaremaa, see polegi pikka sõitu nagu, isegi kui Sõrves äärest kuivastusse sõita, üle tunni ikka läheb, aga mitte nii palju ka, on ju. Aga see on okei. Meil on buss on Tim, on ja me oleme kaks pikka sõitu teinud just. Ja ma eeldan, et küll, et see rahvas tuleb päris, see on full house kindlasti, see lärm, ma ei tea, ma ei ole seal, nad ei ole väga lärmakad olnud varasemad aastad, aga see aasta neil rohkem motivatsiooni on 5-0, on ju, kui nad meile ära tõmbavad praegu, siis nagu siis nad no, siis on ikka full fester üleval ju. Nii täpselt, et selles suhtes on ja fänn, see on lockerroomiga räigelt huvitav, sest me peame minema läbi fännide väljakule lockerroomist, vaata. Nagu meie lockerroom on reaalselt fännide taga. Me näeme nende VIP-ala on reaalselt samas kohas lähme sisse, kus me lockerroomi oleme. Et see on siuke ja siuke huvitav situatsioon seal. Aga noh, mängust, kaitses peaks okei olema. Peaks hakkama ründes, neil on Ameerika receiver, keda nad ei kasuta absoluutselt ja neil on Briti running back, keda nad ka üldse ei kasuta, et neil on Mis selle Briti running backi nimi on? Benji mingi, ma võin kohe vaadata iseenesest, ma mõtlesin, et ma panen kirja täpselt selle küsimuse peale, sest ma eeldasin, et äkki sa tead, vaata. Aga kohe ma vaatan. Aga neil on, nende quarterback on olnud seal aastas 2024, tema esimest mängu me mängisime nende vastu, tema esimene mäng oli meie vastu 24 aastal, ja poiss on, see ei saa midagi öelda, räägib trashi ja värki, aga liigub väga hästi, nagu eelmine aasta me lõhkusime ta collarbone'i ära meie nose tackle lendaste peale. Lõpetasime ta hooaja. Penny on siis Jeremiah Penny on nimi siis. Ei tea. Briti kutt, jah. Aga teda väga ei kasuta. Tundub hea olevat, aga ta ei saa üldse palli, nii et ma ei tea. Aga kõige suurem küsimärk nagu ikka terve aasta on meie meeskonnaga, kuidas meie rünne hakkama saab. Et neil on kaitseliin, meil peaks suutma match-upida ründeliinis enam-vähem. Me saime just oma left tackli tagasi eelmised 2 aasta tagus, 2 aastat olnud, viimased 2 aastat olnud meiega. Aga noh, ta ei ole teinud, mis siis German Bowlist on möödas 8 kuud, ta ei ole 8 kuud mitte midagi teinud. aga ta tuli tagasi, ta ei alusta see mäng veel, aga nägi enam-vähem vormis pikk kuradi 2-meetrine serblane, ikka tuleb kasuks ära mingi aeg, on ju. Aga ja 2-meetrine serblane tuleb alati kasuks. Ma arvan ka, et sellega ei saa valesti minna, on ju. Et see on see küsimus, kuidas meie rünne hakkama saab. Xavier X, meie X siis, me kutsume ta X-X on ju. Quarterback, ta peab lihtsalt rohkem jooksma, ma arvan. Me kõik kaitses arvame, et ta peaks rohkem jooksma, siis tal on rohkem, see avab meie rünnet paremini. Meie Ameerika receiver Max, meil on 4 Maxi meeskonnas, aga ta on siis, keda me kutsume Maxiks, kõik teistel on oma nickname'id. Ta on ka tegelikult hakkama, päris hästi on ta tulnud tagasi nüüd, et see, kuidas ta raute jooksema nagu sa näed, miks see vend käis NFL-ist läbi korra, vaata, et nagu see on täitsa olemas seal. Kui need käed ka järgi tuleks stabiilselt, oleks super nagu. aga neil on X-iga on veits probleeme, lihtsalt omavaheline chemistry. See on kõige suurem, nad ei nagu absoluutselt saa läbi off the field oma vahel ja värki ja see on näha, et see ei ole kõige parem kombinatsioon, sest et jah, on mis ta on, nad ei klapi oma vahel nii hästi, aga noh, Manu on vigane, siis meil ongi Peter Martin on teine, number 2 Spiller on ka olemas vähemalt, et see peaks piisav olema, aga ühe asja ma unustasin rääkida, me kaotsime oma kaitse kõige tähtsama mängija, on ju. Järgmine nädal Dresdeni vastu teda nii poleks olnud, sest et tal on pulmad usas, et ta jääb vahele ja see on see koht, et noh, fair enough, sa õde loodetavasti abielub ainult 1 korra elus, nii et nagu siis see on nagu valid excuse, aga siis meie Paiviigel poisid läksid Montenegrosse, Horvaatiasse, sorry, ja läksid splitti ja siis olid kuskil selle kruisi peal ja said niimoodi pitch slapi näkku, et ta murdis oma selle socketi ära siit näos. Päriselt ka või? Ryan Minidi on väljas ja tal oli 3 päeva tagasi, et ta oli just täna sai haiglast välja ka, et jah, me kaotasime kõige tähtsamal lüli oma kaitses selleks mänguks, mis on kokkuvõttes võib-olla ei ole kõige halvem asi, sest et me saame praegu see nädal juba harjutada, kuidas oleks Dresdeni vastu nii olnud, me teadsime teda, et aga see nädala trennis sa said ikka aru, et kurat, keegi puudu, kes kõik tšekid ja koolid teeb meil seal selja taga, et nagu see on räigelt tähtis roll tegelikult. Aga noh, mis ta on, aga see poisid on naljakad. Meil on huvitavaid karakterid siin meeskonnas, kellele meeldib veits kakelda, ütleme nii või. Aga noh, what you gotta do, mingi Briti käes sai molli ka veel. Aga
noh jah, mis ta on, mis ta on, on ju. Vähemalt ta ei näinud välja nagu Ilja, kes see Gage'i käes peksa sai nüüd, Toporia või? Jah, ta ei näinud päris nii hull välja, tal ainult üks pool oli niimoodi, teine pool oli terve, vaata. Iljal oli kuradi 2 tükki puudu, vaata, mõlemad pooled olid pilud. No. Aga, ja siis see nädal veel muidu Düsseldorf mängib Braunschweigiga, play-offi koha pealt on tähtis mäng, Dresden mängib Kieliga kodus, see ei tohiks probleem olla, et Dresden peaks olema kindlasti 6-0 järgmiseks nädalaks, kus siis Dresden tuleb meie juurde. Loodetavasti me võidame see nädal, peaks okei olema. Ja siis järgmine nädal on siis viimase kahe German Balli rematch, aga seekord oleme me kodus õnneks, et nad peavad meie juurde tulema. Aga neil on alati mingi 1-2 fännibussi tulevad ka kaasa, et nagu neil on kindlasti fännid ka kohal. Kindlasti full house saab vinge olema, et noh, nende rünne on jah. Ma nagu running back, liiga parim running back, see UK boys, kes oli eelmine aasta ka, jah, ma ei tea, miks, ma saan aru, oleks ILF veel alles nagu ILF-i, nüüd oleks kindlasti seal, aga nagu London Warriors peaks tegema kõik, mis sa tahaks, et tooks teda üle, nagu seda ta on. Ta on nagu päris hea. Ja nende Dresdeni number 1 receiver on Randy Mossi poeg, on ju, Montigo Moss. Ütleme nii, et kui sa mängid Randy Mossi pojana Euroopas, see ei ole väga hea, vaata. Ja no siis on jah midagi võib-olla, jah. Et midagi erilist ta pole, et meie cornerid, meie Ashari ja Devin peaks okeid olema, meie USA cornerid tema vastu. Ründelin on neil solid, aga quarterback on see, mis hirmutab Dresdenis nagu, sest et ma ei tea, ma võin vabalt, nii palju kui ma olen vaadanud, üks parimaid üldse Euroopas, nagu ükskõik mis liigates me räägime, see kuidas ta liigub ja see kiirus on jabur nagu, ta ei tundu kiire, aga siis kui vend hakkab otse jooksma, mine perse, nagu ta jookseb lihtsalt mööda nagu ja siis on 6-5 pikka siuke. Õnneks ta ei ole kõige nagu klassikalisem pocket passer, aga ta on see RPO kutt, vaata. Et nagu sellest on hea. Ja noh, meie tasemel siin, te ju mängite ka päris palju te üldse RPO-si ja värki jooksete? Me ikka jookseme oma jagu nagu. Et nagu teil on ka ju kolledžis spread ründe elemendid sees, on ju? Ikka. Jah, et noh, see on klassikaline, on ju. NFL-is isegi tehakse seda tänapäeval oma jagu juba, sest et see teeb quarterbacki riidid natuke lihtsamaks teinekord. Et sellest on räigelt hea, aga vaatamata sellele nagu Dresdenil ei ole nagu mingid super weaponeid ründes, me peaks okeid kaitses olema, match-upime päris hästi nende vastu, kuna meie kaitseline on räigelt tugevus, on ju, ja nende ründeliin ei ole nüüd nii hea, et meil on seal väga head match-upid, aga jälle küsimus on täpselt sama, mis on ka see nädal, et kuidas meie rünne nende kaitse vastu saab. Nagu neil on solid kaitse, neil on GFL-i sack leader on defensive endi peal, Kanada kutt, noor kutt, kes esialgu me tahtsime ta endale tuua, kes me saime aru, et ta on veits imelik, siis me ei toonud teda endale, aga mängib päris hästi. Ta võib imelik olla, aga ta mängib päris hästi. Sest ma rääkisin ka taga, Vaiger küsis ma käest, et kas kole räägi taga, et mis on ju värki. Oli jah veits siuke imelik, aga noh, otsime, me saime Hunterin, nii et Hunter oli okei. Hunter on veits funnim. Ja mängib vähemalt samal tasemel. Ja noh, nagu me ennega rääkisime ründes, et kes see meil see number 1 receiver lõpuks on, kas me hakkame jooksma lõpuks, kuidas meie ründeliin hakkama saab, et need on kõik küsimused Dresdeni vastu ka, et see Dresdeni mäng peaks väga hea olema ja ma imeseks, kui see on siuke mingi 21-7 mäng, loodetavasti meile on, et mingi siuke low scoring Hildesheimi vastu, kurat, ma ei imeseks, kui me paneme siia mingi 40-se paki, aga ma ei tea, see ei tundu nii trap game, sest et olge maasad eelmine 2 aastat tagasi, kui me Ravensburgi läksime, see tundus mulle isiklikult trap game'ina. Ma ei tea, tundus, et nagu kõik oli meie vastu sellel nädalal, et see oli nii imelik. Et aga Invadersiga, ma olen ise full go nüüd lõpuks, ma sain üle pikka aja terve nädala trenni teha, see on hea. Meie NFL-i tiiend on väljas, nii et ma mängin rohkem ka, tal murdis roide ära endal, nii et aga noh, ta on natuke pehmo ka, et ta ei mängi läbi nende asjade nagu. Et see on, mis ta on, et saab lõbus olema, saab seal ligistada see nädal on ja minu mängud siis cover3.ee-st leiate mõlema meie lingid üles, mängude lingid on olemas seal ja GFL.info on see koduleht, kus on hästi palju artikleid ja värki, kui tahate sealt jälgida, statistika leiab ka sealt üles, kõik asjad on seal olemas. Nii, Ott, ma ei viitsi rohkem rääkida iseendaga. Let's go. Sul see nädal on ju bye week, aga 3 mängu on ikka AFL-is. Paris Lights mängib siis Alpine Ramsiga, Viini Vikings mängib London Warriorsiga,
kes see Thunder on? Berliin Thunder mängib Ryan Fire'iga, jah, ma hakkasin praegu Thunder automaatselt viskas Ryan Fire'i mulle ette. Et nendest 3 mängust on midagi huvitavat. Mis sa arvad? No siin on suht palju vangerdusi tehtud see nädal. Pariis laitseb. Pariis vangerdas seal ropult, siis ma ei tea miks, aga Londoni see Ameerika receiver läks minema. Ja seal ei öeldud ju, et ta release'iti ka, ta öeldi separated või midagi sellist imelikku. Jah, midagi sihukest, jah, ma ei tea, mis seal juhtus. Okay. Kas veel on mingeid suuri Demeco Artis läks minema siis Alpine'ist ja nüüd ta läks... Alpine'is oli ka jah, palju muudatusi. Et, nii et jah, päris huvitav. No ma arvan, et ikkagi Alpine teeb Pariisile, sest et Pariisi mängujuht ju ka lahkus siis mängust eelmisest mängust. Jah, viga, jah. Okay. Nii et vaata, see on ka see asi, mida me arutasime, vaata, et Kanada receiverit on ikkagi nagu Kanada mängujuht on nagu mega raske sisse tuua. Et eks nüüd ole näha, mis see Pariis siis teeb, et kas nad siis otsustavad, nad lasevad ühe püüdja lahti või ja toovad siis mängujuhi asemele või mis nad siis teevad. Jah. See on Iseenesest nagu teoreetiliselt vaata nagu mega siuke ambitsioonikas ja nagu tore plaan tegelikult. Jah, aga siiamaani ega ta väga toiminud ei ole. Ega ta väga toiminud ei ole, jah. Et mis on nagu naljakas, sest tegelikult ma tean, et Alpine'il see mitte Alpine'il, vaid Lightsil tegelikult nagu seda homegrowni nagu receiver talentit oleks ka nagu iseenesest. Ma ei tea, miks nad ei ole nagu ennast nagu normaalselt käimas. Võib-olla neil on ründeliin lihtsalt. Kompiidivad homegrowni talendiga ka, vaata, kes samas linnas on EFA meeskond ka, vaata, Musketeer. No jah, seda küll, jah, muidugi ka ja ütleme, Musketeersi see receiver room on ka ikka päris stacked, ütleme niimoodi. Okay, huvitav. Et ma ei hakka valetama, aga... Mis sa arvad? Ma arvan, et Alpine ikkagi... Mängust arvad? Viini ja Londoni või? Jah. London sõidab, Viin sõidab üle. Arvad, jah? Okay. Ma arvan küll, et see... nagu London teeb õigeid asju ja London nagu läheb õiges suunas, aga ma arvan, nad ei ole lihtsalt valmis veel. Ja, nagu see, et Karel Lyles mängib nii hästi, kui ta on fucking GFL-is viimased 2 aastat hakkama, et see on nagu, see on päris hästi, ja talle, võib-olla on uus ingel, uus rünne, Nojah, et okei, muidugi nüüd, ma ei taha midagi öelda ka, aga Firenze nüüd ei ole mingi top 1 kaitse, vaata ka. Seda küll, jah. Jah, tõsi. Aga siis... Okei, ma ei hakka enda huvides, ma ei hakka väga midagi nagu hüppama enne järgmise nädala mängu. Ehk siis järgmine nädal on AFL-is on üldse, mitte nüüd järgmine, vaid ülejärgmine nädal siis. Ei, järgmine ikkagi, see nädal on juba see nädal. Jumal küll, eesti keele raske. Siis järgmine nädal on ainult 2 mängu. Ryan Fire mängib siis Alpine Ramsey'ga siis Šveitsis ja te lähete siis Itaaliasse, Firenzesse. Bussiga või? Lendame. Nice. Teil siis ainuke bussikas on London, Pariis või? Oli või? Pikk nagu või? Ei, bussikat ei ole siiamaani olnud. Ja Berliin on siis ainuke, mis tuleb, jah? Düsseldorf on bussikas, Berliin on bussikas ja Viin on bussikas. Okay. Aga see, Düsseldorf on ainukene asi ja Viiniga on lihtsalt see rõve asi, et me mängime nendega täitsa õhtul, nii et me jõuame kunagi hommikul tagasi, nii et see on nagu prime time game nii-öelda, jah, kohalik vaja. Okay. Aga siis Firenzest, mis sul silma on jäänud nii palju, kui sa oled vaadanud nende mänge, kui sa oled preppinud natukene see nädal ka? Selles mõttes, ega on näha, et nad otsivad alles nagu oma seda identiteeti, vaata, et nad ei ole nagu päris nagu leidnud seda, mis nad nagu teha tahavad ja ütleme, nende kaitses nagu liiga palju midagi sükest säravat nagu antud hetkel ei ole juhtunud, vaata. Kas ta on mingi huvitav kes nendega mänginud on ikkagi sinna päris nagu rõvedalt punkte pannud, vaata. Kas see on mingid huvitavad nime see on või? Mängid? Ma ei ole vaadanud niimoodi ausalt öelda. Ja quarterback on ameeriklane nimi oli küll vähemalt, kui ma vaatasin.
aga mis oli veider, ütleme, oli see, et ma ei tea, mis neil juhtus esimeses mängus Pariisiga. Aga ma ei ole veel kunagi näinud seda, et kaotav tiim hakkab aega maha niilima. Et see oli nagu siuke küsimusi tekitav, et mis nagu toimub, et kas neil siis nagu lihtsalt ei olnud inimesi, et mängida või isegi kui sul ei ole inimesi, et mängida, siis palli nagu joosta saad ikka. Jaa, täpselt, nagu sa ei pea isegi kui sa jooksidki nagu 0 jardi see jooksu, vaata, siis sa vähemalt, sest kui sa ikkagi hakkad nagu kaotuspositsioonist nagu välja niilima aega, siis kurat, see jätab ikka väga paha mulje minu arust. Eriti kui sa üritad seda müüa nüüd nendele Itaalia mängijatele, kellel hooaeg saab just läbi, kes võiksid sind aidata. Nagu kas ma tahan tulla sellesse kohta, aina? No täpselt, et kui see mentaliteet on nagu esimeses mängus, see, et davai, et nagu viskame lihtsalt valge lipu sisse, siis ma ei tea, Okay. Aga ühesõnaga, selles mõttes vastast ei tasu kunagi alahinnata, on ju, et ega mine tea, mis need rosteri vangerdused endast kujutavad ja mine tea, võib-olla veel mingeid üllatusi sealt just nimelt selle Itaalia poole pealt. Kuidas teil muidu tiimisiseselt on kõik timm? Vinge? Kõik on, nii palju on, et püüdjate ja mängujuhtide treener läks minema. Ta läks minema nüüd või? Läks minema, jah. Talle pakuti South Alabama ülikoolist treeneri kohta ja kas ta pidi minema ju hooaja lõpus alles ära? Ta pidi minema hooaja lõpus, aga siis oligi kogu see mürgel, mis siin nagu meil toimub, siis ta siin nagu off the field asjad ka, ütleme, organisatsiooni poolselt temaga seoses, siis ta oli ka selles kategoorias, mis jah, just siis ta otsustas, et ta läheb varem minema ja South Alabama oli teda valmis varem vastu võtma ka. Mis asja? Sorry. Et South Alabama oli teda valmis varem vastu võtma ka. Hea talle ja pluss ta ei saanud Tomliniga, teie offensive koordinaatoriga vist hästi läbi niikuinii, on ju? Ega ta vist nüüd tohutult hästi ei saanud, jah, et selles mõttes nagu tore on nagu see näha, et tüüp oli ju minust, ma ei tea, mingi aasta vanem või? Nii noor kutt või? Ja, mega noor kutt. Mega noor kutt ja selles mõttes ülilahe tüüp. Ja olgugi, et ta oli nagu treener, siis ta oli ikkagi selles mõttes nagu sõbra eest ka, vaata. Et ma sain talle nii asju öelda, nagu päriselt oli ja tema sai mulle öelda asju nii, nagu päriselt oli, vaata, et siis ütleks, et see oli ka põhjus, nagu miks tegelikult meil selles mõttes tegelikult nagu hästi klappis treeneri ja nii-öelda treenitava mõttes. Et siis, et jah, väga kahju on selles mõttes, et ära läheb, et tüüp oli ikkagi nagu ülihea ja nii palju, kui see mees nagu playsid sai koolida, siis me ikkagi paugutasime punkte niimis, et elu jäi, Aga ta sai hea otsaga South Alabamas 20 Ei, sellest sa ei ütle ära, Ja täpselt aru saada, see on nagu päris raha ka mingil määral ikkagi sealt tuleb, on ju. Muidugi, ja see ikkagi, et kui sul on ju valida, kas sa oled kuradi Ameerika jalgpallitrenner Poolas või sa oled Division 1 programmis, siis Aga kuidas teil, kes sul uus positsioonitreener on siis? Teate või? Ei tea. Antud hetkel on running back'ide treener. Ehk siis ta võtab receiverid ja quarterback'id ka juurde ja kõik offensive weaponid ju. Jah. Ei, ma arvan, ikka võetakse keegi sinna päriselt nagu asjatama, aga... meil on ka huvitav ja ma isegi ei maininud, ma unustasin ära. Meie kaitsekoordinaator tuleb järgmine nädal näiteks, enne Dresdeni mängu tuleb tagasi, nii et see on hea. Aga meie kaitsekoordinaator on minust noorem, ta on 26 aastane, ta on norrakas. Jah. Ta mängis Berliinis, Rebelsis mängis mingi paar aastat tagasi, aga ta on seal trollides mängib Norra valitsevad meistrid ja neil on see nädal on finaal jälle mängivad siis Norra tiitli peale. Norra liigas on 4 meeskonda, regular seasonil loe, sest kõik meeskond saavad play-offi ja nad olid viimased regular seasonil, lihtsalt võitsid semifinali mängu börsil. Mõni ta oleks varem tulnud siia, vaata. See on pull ikka, ma ei saa, mida nad teevad nendest
nagu kui kõik tiimid saavad play-off'i. Mis see mõte on? Koduväljaku eelise käes, aga noh, jah. Et see on huvitav väike lugu ka. Ja me saame oma eelmise aasta Norra linebackeri, Atla tuleb ka siis järgmine nädal tagasi, sest Dresdenis meil on vähemalt 2 linebackerit seal enam-vähem, kes jagavad matsu. Päris huvitav ikkagi, et Norrast ei ole nagu, noh, et kui Rootsil on nagu mega hea jalkatase, Soomel mega hea jalkatase, et siis nagu Norra on nagu maha jäänud absoluut. Ja Taanil on mega hea jalkatase, nagu, et siis Norra, noh, sest et Norral ei ole isegi häid importe nagu. Ma ei ole vist nagu Atla kes oli siis põhimõtteliselt Norra liiga defensive player of the year eelmine aasta, on ja. Ta oli meil backup linebacker. Ta sai enam-vähem hakkama, aga nagu sa näed taseme erinevust, nagu halvemas GFL meeskonnast oli aasta varem oli Berliin Rebelsis, aga seal ta tegi 10 tacklit mängus, aga noh, see oli sitt meeskond, vaata, see jooksis nagu lollakas. Kõik suusatavad. No jah, võib-olla rohk läheb sinna suusatamise juurde, et astma ravimiseks on ju. Jah, just. Aga jah, muidu, kuidas teil bye-weekil, täitsa vabaks tehti bye-week või? Täitsa vaba, jah. Okei, ja sul on 1 bye-week veel, on ju? Mul on 1 bye-week veel, jah. Okei, mul on ka... See on juuli lõpus. Mul on ka seal samal ajal, kusjuures. Ma olen Eestis, suvepäevades, ma unustasin ka mainida, suvepäevades 25 juuli, ma olen see nädal, ma olen Eestis. Et siis see on see 20–25 on Eestis vist. Et meil oli esimene bye-week, mis mul oli siin eelmine, siis seal oli 2 trenni teisipäeval ja kolmapäeval, aga ülejäänud teised bye-weekid täitsa off, vaata. Aga noh, mul on mingi 6 tükki neid siin. See on ebanormaalne. GFL-i schedule on pikk, aga see on siuke natuke chillim, natuke saab aega maha võtta, et meil kõige rohkem 4 mängu järjest, et see ei ole tappev. Sest et sul tuleb nüüd see stretch on ja sul oli 4 tükki. Mul tuleb nüüd 6 mänguline stretch vist, jah. Jah. See saab mõnus olema. Nagu seda 6 mängulist stretchi nagu vaadates tegelikult ideaalis võiksid 6-0-ga nagu läbi tulla. Noh, kõige ma arvan, siuksem kriitilisem mäng ongi see Düsseldorfiga mäng. Ryan Fire'iga, jah? Jah, just Ryan Fire'iga mäng, et see tuleb siuksem. Noh, ma arvan, et kui meil nagu, kui me mängime oma taseme välja, ma arvan, me võime vabalt neid võita tegelikult, et Okei, no sest kui te saate nagu ründes ka mingi nagu rütmi kätte, pluss veel natuke usaldust quarterbacki ja situatsioonis ka, see aitab ka kaasa, sest lõpuks nendes suurtes mängudes, nendes close game'ides, see on räigelt oluline. See on see asi, mida me ka alles otsime selle aasta ründega, et nagu kaitses on okei, sest meil on samad vennad koos ja nagu see ei ole probleem, aga meil on ka ründes on nagu kohati hoiad küll nagu istud seal sideline'is nagu pant jälle või? Nagu me jõuame vaata peale, me rääkisime eelmine aasta ka sellest, aga noh, peale kaitses on vähem, kolledžis oli samamoodi mul, siin on samamoodi, niipea kui meil on kaitses, tuleb väljakut maha, et me saime turnoveri või mis iganes või isegi touchdown skooriti, siis kaitse tuleb väljakut maha, istub pinki peale kohe, coach'id käivad läbi play'd ja siis nad tulevad rääkima terve kaitsega, ehk siis samal ajal rünne on juba väljakul, vaata. Mõnikord, kui me räägime liiga kaua, järsku on juba punt alert, sest meil on paar defensive tackle on meie longstopper, vaata, ja need juba jooksevad minema, vaata, kaitsekoordinaator pole saad isegi läbi käia kõik asjad, et see on siuke frustrating kaitse koha pealt, vaata, aga samamoodi ründes on sama asi, kui te skoorite, siis kaitse annab jälle kohe quick play, vaata, teil on samamoodi, et see käib alati käsi käes, on ju. Absoluutselt. Aga... No, kõige lahedam on see, kui sa tuled drive'ilt maha ja siis öeldakse, et interception. See on kõige toredam üllatus. Jop. Või siis kaitses on see, kui sa jooksed seal mingi big six'i või fumble return'i ja siis sa pead väljakule tagasi kohe minema, kaitse jääb väljakule ja siis on nagu ma olen väsinud. Meil oli selle Berliini vastu kodus mingi 12-playne drive, nagu ma olin jumala käest, aga ma goal line'il force'isin fumble'i. Ashari vist pick up'is selle jooksis teisele poole 100-ks. Ma tulen väljakut, ma isegi ei jooksnud väljakut, ma kõndisin nagu võimalikult aeglasti väljakut, ma olin nagu nii käest, et ma teadsin, et me oleme kohe tagasi uuesti. Et see on nagu fun. Aga muidu, kõik timmis on ja saame varsti selle 6 mängu sees saame su touchdowni ka kätte või? Ma usun küll. Okei, davai, tuleb ära. Ma üritan mõne säkiga kätte saada, siis on tiim, teeme nii. Jah, teeme kokkuleppe. Võtame ära need asjad nüüd, teeme seda ära nüüd. Aitab sellest. Jop, aga thanks Ott, et näeme siis 2 nädala pärast. Vaatame, kuidas... Aitäh, Ülar, ja näeme 2 nädala pärast.
kuule, davai. Thanks kuulamast kõigile ja tšau. Tšau.